väga lihtsalt selle suve üks parimaid komöödiaid. Lighting it up on a file, let's go, my credit card is maxed out. Yeah, I took the stacks out. Baby girl, I love it when you fucking twerk that ass out. I'm spending, baby. No tšau, mina olen Roger ja te vaatate taas kord The Raj Show'd. Ja järgmine film, millest ülevaate teen, on Baywatch, just nimelt rannavalve reboot, ehk siis David Hasselhoff ja Pamela Anderson ei ole seal filmis eriti. Aga seekord ma võib-olla natukene võtan selle filmi ülevaate osas, et ma nii-öelda jutustan seda filmi kui sellist natuke vähemaks, räägin natuke pigem, mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud ja midagi muud natukene. Et need, kes ei ole võib-olla filmi vaadanud ja kes ei taha spoilereid näha, siis saavad ka rohkem videosisu nautida. Aga nagu ikka natuke spoilerid on, nii et igaks juhuks kiri natuke edasi, ma panen siia alla ka pärast selle ajadaatuma, millal te võite vaatama hakata, siis need, kes ei ole seda filmi veel näinud. Aga let's go! Nii, film algab siis sellega, kus me näeme seda, kuidas keegi on hädahus ja Dwayne The Rock Johnson, nagu ikka, The Rock on suurelt terve ekraan katatud ja me näeme, kuidas ta läheb seda inimest päästma ja tuleb suurelt Baywatchi logo välja. Film algabki sellega, The Rock, naised lähevad hulluks, yes, ilus suur keha. Filmi point või filmi süžee ise on siis selles, et taaskord uus aasta, jälle rannavalvel uued katsed, iga aasta võetakse tavaliselt üks inimene, see aasta võeti 3 uut inimest. Katsetele tulijate seas on väga palju inimesi, kellest 3 tükki on kõige tähtsamad, kes saavad siis ka pärast nendeks uuteks crew liikmeteks. Üks on paks vend, kes ei tohiks sinna saada, aga saab lihtsalt sellepärast, et on juba 3. kord seal, effort on hea. Teine on siis ilus naine, keda me näeme igal pool. Tähtis on, et oleks võimalikult suured rinnad, et need ka hüppaksid ilusti, kui nad slow motionis teevad, nagu te teate, mida me teame esimesena, kui me mõtleme rannavalve peale, on see slow motion liikumine, mis nad teevad seal. Ja 3. inimene on ei keegi muu kui kõikide naiste lemmik, osade meeste ka. Zac Efron, eks ole, oma ülesse puumatud lihastega, mis ei jäägi väga palju võib-olla The Rockile alla, eks ole. Ja point on siis selles, et rannavalve hakkab ajast arust jääma, on vaja uut nii-öelda PR, ehk siis public relations, avalikud suhted inimest ja kes teine see võiks olla kui 2-kordne kuldmedalist ja maailmameister ujumises, kes on siis nüüdseks ennast maha jäänud, kelleks on siis Zac Efron. Tema läheb sinna, tuleb uljas pea sinna, arvab, et temal on kõik lubatud, sest ta on 2-kordne kuldmedali omanik ja nii edasi. Lõpuks tuleb välja, et see vetelpääste ülesanne on palju keerulisem, kui ta alguses arvas. See ei ole lihtsalt inimeste valvamine ja mõnikord ka veest päästmine, vaid tegelikult see sisaldab endas ka varaste tagaajamist, kuritegevusega tegelemist ja isegi mõrvadega tegelemist, nagu me siin filmis näeme. Ja see film keerlebki ümber selle, et alguses Zac Efron ja tema tegelaskuju on siis nii-öelda see underdog, kes arvab, et ta suudab kõike, kuigi tegelikult ei suuda. Keerab mingi sita kokku põhimõtteliselt, kõik on tema peale kurjad. Lõpuks ta tuleb tagasi, saab aru, mis ta valesti tegi, kõik andestavad talle, annavad talle teise võimaluse. Ja kogu see enese lunastamise ja meeskonna teema käib selle taustal, kui tegelikult on üks naisterahvas, kes soovib ära osta kogu ümbritseva piirkonna kinnisvara, et tegeleda seal narkokaubandusega. Ja Mitch, ehk siis The Rock, kes mängib peaosatäitjat, saab aru sellest, et midagi on kuskil kahtlas. Kogu aeg tulevad mingid väiksed sellised kreepkodikesed, tulevad kuskilt merest välja kahtlaste ainetega ja see naine on kuidagi väga sõbralik kõigiga ja saab aru sellest ja üritab selgeks teha seda nii politseile kui oma ülemusele, kes ei saa sellest aru, arvab, et rannavalve peaks tegelema mõttetut nii-öelda päästa inimesi sealt vees, see on su ülesanne, that's it, eks ole, jätta nii-öelda päris asi ja mõrvad, et ta politsei hoolda. Lõpuks tuleb välja, et see naine on ka ta bossi siis ära ostnud põhimõtteliselt. Üritatakse lahendada mõrva, lõpuks Mitch, ehk siis The Rock lastakse lahti. Zac Efroni tegelaskuju saab siis uueks liidriks, sellega tekib jälle natukene sellist omavahel hõõrumist, sellepärast, et ta justkui ei tohiks saada, ta on alles mingi õpipoist nii-öelda, ei saa veel hakkamagi.
aga siis ta tõestab ennast, lõpuks Mitch saab jälle aru, et tegelikult tema koht on seal rannavalves ja mis siis, et ta lahti lasti, ta peab ennast tõestama, minnakse üheskoos kogu selle pundiga selle naisele vastu, üritatakse takistada tema narkokaubandust ja lõpuks nagu ikka tekib mingisugune rüselus, tekib mingi fight scene, natuke nalju ja lõpuks naine lastakse õhku, boom, suure raketi, mitte raketi, vaid ilutulestiku toruga lastakse see naine õhku vastu taevast niimoodi, et käed, jalad, asjad kukuvad kõik sealt, I know right, väga kahtlane. Ja lõpp hea kõik ja jälle kahekordne medalist, kes arvab, et suudab kõike, näeb tegelikult, et rannavalves on midagi erilisemat ja see on rohkem ainult kui mina, vaid see on ka tegelikult meie, ehk siis tiimitöö ja elu jätkub jälle vanas heas rütmis. Aga räägime natukene sellest, mis seal filmis mis sa sealt oodata võid. Alustuseks on väga palju vaeva nähtud sellega, et filmi algus, see esimene stseen enne seda official algust oleks väga efektide rohke ja väga suursugune, nagu ma ütlesin, me näeme The Rocki seal, kus ta läheb ja päästab mingi inimese ära, eks ole, ja see ei ole lihtsalt päästnud, vaid temast on võetud iga nurga alt mingisugune võte, isegi kui ta hüppab muuli pealt ennast lahti, siis on võetud ainult tossus sellest, kuidas see jalg tõukab sealt kivi pealt ära, sellest on võetud eraldi võte veel ja jäävad siuksed pisiasjad silma. Ja lõpuks, kui ta tuleb selle päästetud inimesega sealt veest välja, kannab teda rinnul, vaatab otse kaamerasse, ainult tema on kaameras ja meri on kõik taustaks ilusti. Siuke ilus sinine taevas ja meri ja siis mere seest tuleb välja suurelt Baywatch, suurelt selline suur tekst ja The Rock on üleni märg, musklid on märjad, naine on süles ja mängitaksegi ainult sellele, et sa tead, et siit ei ole oodata mitte mingit sisukat filmi, et sa ootad mingit žüžeed ja mingit storyt väga sisukat, vaid see ongi üles ehitatud naljale ja üle võlli keeratud erinevatele stseenidele. Nii et tõepoolest, teie, kes te võib-olla otsite filmides mingit sügavamat sisu, ei ole võib-olla nii suured komöödia fännid või olete komöödia fännid, aga ikkagi otsite sisu, siis seda filmi vaadates unustage ära see sisu, sellepärast et siia ongi tähtis need nokunaljad, need naiste rinnad ja aegluubis liikumine, see on nagu see põhituum, millele see rannavalve reboot on üles ehitatud. Nagu ma ka varem ütlesin, tõepoolest me teame rannavalvet selles osas, et nad liiguvad aeglaselt, neil on liibuvad riided seljas ja kõik asjad hüplevad, olgu need siis meeste suguelundid või naiste ülakeha. Ja uskuge mind, mõlemale mängitakse siin filmis väga hästi. Te näete kinni jäänud nokusid, näete paljaid nokusid, näete paljast naiste ülakeha ei näe, aga siiski piisavalt palju aegluubis liikuvaid naiste rindasid suht lähedalt võttes. Nii et ma kujutan ette, et vallalistel meestel on kindlasti see väga põnev film ja mis selles filmis veel näha võib, on The Rocki ja Zac Efroni mõõduvõttu, kus enne seda filmi haibiti väga palju üles seda, kuidas Zac Efronil on väga pumped up keha nüüd ja tegi selleks filmi võteteks väga palju eeltööd, siis seal ongi ta läbib sellise nagu Jaapani telemängu, kus nad peavad seal erinevad takistusrajad läbima, näitab oma kehavõimu sellega, teevad The Rockiga võidu, tossivad 2 külmkappi turja all või mida iganes crazy'd nad seal veel teevad ja alati on ka sellist kõikide nende ilusate kehade kõrval peab olema üks selline ilusa iseloomuga inimene, kui nii võib öelda, kellele mängitaksegi selles osas, et ta on natukene socially awkward, ta ei ole nii hea suhtleja ja talle meeldib just see üks kõige ilusamaid naisi seal filmis ja filmi lõpus ta saab selle naise endale ja oi, kuidas ta saab selle naise veel endale. Nii et tõepoolest, näitlejad on valitud sinna päris head, seal on tuntud näod, tänu kellele inimesed tulevad saali ja seal on need näod, kellega tutvutakse alles saalis ja saadakse aru, et need on päris toredad näitlejad, sellepärast et tõepoolest, kuidas need näitlejad sinna said, olid suhteliselt suvalised. Mõned näitlejad olid peaaegu oma näitlejakarjääri üles ütlemas enne, kui nad said kõne, et sa oled Baywatchis, et tule nüüd sinna ja sinu esimene proovitseen ongi enam-vähem see, et võta ennast kohe ujumisriiete trikoo väele ja sa pead Zac Efroniga mingi proovikatse tegema, nii et ma kujutan ette, et see võis päris paras katsumus olla, et kohe esimene asi Zac Efroniga, kui sa temaga kohtunud ei ole kohe rinna aidata väel ja räägi mingit mesijuttu temaga.
nii et tegelikult film pakkus väga palju naljakaid momente, sa said naerda, mõttetud naljad, head naljad, sisukad naljad, oli action'it, oli kaklusstseene nagu ikka. Mind üllatas isegi kusjuures see, et The Rock sai nii palju peksa selles osas, et tavaliselt kui ta on mingis filmis, ta saab 2 lööki sisse, siis annab ise 1 löögi, inimesed lendavad, kõik hea. Siin oli enamasti tema sai esimese löögi ise sisse ja ka järgnevad löögid ja siis hakkas vaikselt alles tagasi võitlema. Nii et see oli üks väga huvitav. Ma kogu aeg filmi ajal mõtlesin, et kas ta nüüd saab päriselt veel rohkem peksa ja kas äkki ta jääbki alla sellele mehele või millal ta nüüd nii-öelda hakkab sellele mehele pähe tegema. Ja lõpus isegi saab kuuli ja spoiler alert, eks ole, et päris huvitava nurga alt on see film tehtud minu jaoks ja ei ole väga palju negatiivseid asju minu jaoks, et tõepoolest mulle meeldivad sellised kiksuga filmid natukene ja siuke natuke labane huumor on alati olnud minu huumor, nii et mulle nagu rusikas silmaauku on see film ja tõepoolest ma ootan seda filmi, see on selle suve üks parimaid komöödiat kindlasti, kui mitte kõige parem komöödia. Ja kui ma vaatan, kui palju ta IMDB's sai hinnanguks, siis on ainult 5,8, mis on ka loogiline, sest sellised allapoole vööd komöödiad ei saa väga palju kriitikutelt positiivseid hinnanguid ja siin on võetud kasutusele The Rock ja Zac Efron, kes ei ole nagu võib-olla need, kes peaksid koos mängima. Zac Efron ei ole võib-olla kõige parem komöödia näitleja tegelikult, aga siin ta mängib üpriski hästi. Nii et ma ei tea, kui te ei ole seda filmi veel näinud, siis minge kindlasti vaadake see Baywatch ära või kui te ei taha kinno minna, siis oodake, kui ta tuleb telekasse või DVD-le, sest piraatlusega me ju ei tegele. Aga lõppkokkuvõttes mingisugune hinnang sellele filmile. Ausalt, mulle see film meeldis ja kuna mina annan selle hinnangu, mis baseerub minu arvamusele ja sellele, kuidas ma arvan, et see film oli, siis julgelt üle 9 ja minu hinnang sellele filmile on 9,3, sest alati saab paremini, aga tõepoolest see on üks mõnusamaid filme sellel aastal meie jaoks. Aga kui teile meeldis, jätke alla like, kui tahate veel näha, subscribe'ige, andke mulle all kommentaariumis teada, mis te arvasite, mida võiks paremini teha, mida võiks teisiti teha, või mis te ise sellest filmist üldse arvasite, kui te olete seda näinud, või näiteks mis on teie enim oodatud film üldse sel suvel, andke mulle teada. Ja ega midagi muud ei olegi, kohtume järgmises filmi ülevaates. Tšau!